Tere, mina olen Hannes ja tema siin on minu kana. Minu vaba aeg on oluliselt kirjum kui see kaunitar siin, aga kunagi pole hilja endale uusi hobisid soetada või lemmikloom leida. See konkreetne isend on muidugi suurepärane valik, sest et lisaks heale kuulamisoskusele aitab ta ka väga tihti tervisliku toiduga. Kõik sobilik selleks, et tööstress endast eemal hoida. Õpetajaamet on auväärne ja eriline, kuid kindlasti ka emotsionaalselt kurnav, mistõttu tööstress õpetajatel on laialt levinud ja sageli justkui möödapääsmatu. Õpetamisega kaasneb suur vastutus, kõrged ootused, pidev vajadus muutustega kohaneda ja ennast kehtestada. Stress pole kaugeltki alati halb. Mõõdukas stress aitab õpetajal püsida fokusseerituna, energilisena ning võimaldab klassiruumis toimuvate väljakutsetega toime tulla. Kui aga ülemäärane stressitase on pikaajaline, hakkab ilmnema stressi negatiivne toime. Töörõõm kaob, ilmnevad erinevad füüsilise ja vaimse tervise häired. Mis on õpetajate tööstressi peamised tegurid? Kõige suurem probleem on ikkagi koormus. Õpetaja töö pole ju pelgalt vaid oma aine edasi andmine. Tunde tuleb planeerida, hinnata õpitulemusi, kirjutada aruandeid, osaleda koosolekutel ja oma aines ennast pidevalt täiendada. Samuti on õpetajaamet väga erinevaid kompetentse nõudev. Õpetaja peab laste tähelepanu võitmiseks olema nii psühholoog, meelelahutaja kui ka näiteks teadlane. Omama suurepäraseid organiseerimis- ja juhiomadusi ning suutma oma emotsioone väga hästi juhtida. Õpetaja puhul ei saa mööda minna ka tunnetatavast vastutuskoormast. Enamasti toovad tööelus tehtud vead ettevõttele rahalise kaotuse, kuid õpetajaametis on nii-öelda mängus noorte tulevik. Ka õpetaja suhtlemiskohustus on väga suur ning suhtlusringkond mitmekesine. Lisaks tööle lastega tuleb suhelda ka laste vanematega, lahendada tekkinud konflikte. Olla väga hea kuulaja ning kiire taibuga väitleja. Õpetaja iga eelnev tegevus võib kaasa tuua täiendava stressi, mis järk-järgult kuhjub. Stressis õpetaja teeb nii õpilaste kui ka kolleegide elu keeruliseks ja tekitab omakorda stressi kogu kooliperele. Eelkõige kannatab ta ka siiski ise. Milliste märkide korral tuleks probleemist rääkida ja sellega tegelema hakata? Nendeks sümptomiteks võivad olla ülekoormatuse tunne tööl, kerge ärrituvus, huvi kadumine või ka vastumeelsus oma töö suhtes. Aga ka nende asjade suhtes, mis on tavapäraselt olnud meeldivad ning nauditavad. Liigse stressi foonil muututakse ebakindlaks, hakatakse kahtlema oma oskustes ja võimekuses. Hakatakse sotsiaalsest suhtlusest ja kolleegidest eemale hoidma. Ilmnevad keskendumisraskused. Tihti tajutakse neid ka mälu halvenemisena, samuti unehäired, meeleolu alanemine, ärevustunne, liigne väsimus. Stressihormoonide mõjul muututakse ka vastuvõtlikuks erinevatele viirushaigustele. Tekivad erinevad valud peas, seljas ja kõhus. Üsna sage on ka, et pinge leevendamiseks hakatakse tarvitama alkoholi või rohkem suitsetama. Kui tunned, et oled liigses stressis või sul esinevad eelmainitud sümptomid, on mitmeid strateegiaid, mida olukorra parandamiseks ette võtta. Kõige tähtsam on tasakaalus töö ja eraelu. Kogeda positiivseid emotsioone ja lubada endale aega ka niisama olla. Täpsemaid soovitusi leiate tööelu kodulehelt.